hooajal käivad näpud liigest välja selline 2-3 korda hooaja peale. Mis moodi sina sellele läbi põdesid? Paningi lihtsalt täiega edasi ja viimane aasta läks hästi. Räägi natuke sellest mediteerimisest. Individuaalselt lihtsalt iga mängi võttis ette ja sõimas kõigi näod täis. Oli sul kõht tühi Audentases? No, ma tahan olla mängija, kellel ei ole nõrku külgi nii-öelda. Ja kas Mike tuleb Michael Jordani järgi? Kunagi ei ole midagi garanteeritud. Tavaline vesi sidruniga. Vajuta subscribe'i nuppu ja sa saad teada palju põnevamat infot, mida pakub teile Betsafe'i YouTube'i kanal. Tere head Betsafe'i podcasti vaatajad. Natukene on läinud aega rohkem kui tavaliselt, aga uus külaline on täna meie ees ja järgmised tund aega loodetavasti tulevad põnevad, sest jututeemasid kindlasti on, kui minu kõrval istub pikim mees, kes kunagi siin minu kõrval istunud on. 2.11 pikk Maik-Kalev Kotsar, Ameerika Ühendriikides South Carolina ülikoolist tuuletiibadest saanud korvpallur, kes alustamas nüüd oma profikarjääri. Pikk sissejuhatus, aga tere. Tervist. Kuule, teeme su nime asjad kõigepealt selgeks, et Maik-Kalev Kotsar, su isa Egon on tohutu korvpallifänn eluaeg olnud ja kas Mike tuleb Michael Jordani järgi? Pigem vist mitte, aga ma ei ole kindel ka. Vanemad ütlesid, kui ma väike olin, et küsisin oma nime kohta, öeldi puhtalt, et lihtsalt meeldis nimi Mike ja et see niimoodi kirjutatud on, siis meeldis Eesti päraselt rohkem. Ja Kalev on siis vanaisa nimi Eesti spordiajal, kui Kalev Kotsari nime tegelikult teab ja tegemist oli siis rallisõitjaga, kes aastal 1981 rallisõidu ajal hukkus. Su vanaisa? Jah. Sina temast ei mäleta mitte midagi ja isa oli ka väike poiss siis? Isa oli väike poiss, kui õnnetus juhtus, jah. Selle tõttu rallisõidust teie peres võib-olla väga lugu ei peeta? Ikka peetaks. Ei, ses suhtes isa vaatab peaaegu et igat rallit telekast, rallimängud meeldivad, et selline väike rallipisik on ikkagi külge jäänud. Ise, sina? Ise nii väga pole vaadanud, aga rallimängud ikka meeldivad. Ja autoga sõidad ka loomulikult. Ja. South Carolina ülikool, Toomas Annuk oli mees, kes su sinna aitas, et su nooremast põlvest me juba kõik tegelikult teame ja seda ülikooli aastad olid, keegi justkui nagu ei osanud oodata, mis sust nagu saab. Hakkame sellest peale, kui sa poleks saanud USA ülikooli, mis sust siis saanud oleks? No esialgu mõtlesingi Eestis kohe mingi meeskonnaga leping sõlmida ja sinna minna, aga kuna tuli Toomas Annukilt pakkumine esialgu, siis Sunrise Christian Academy'sse minna ja kuna tulin enam-vähem õlavigastuselt ka, siis ma mõtlesin, et see ongi selline hea koht, kus minna ja keskenduda ainult korvpallile pool aastat või kaua ma seal olin ja ma arvan, et see viis mu karjääri ikka päris palju edasi. Õlavigastus oli sul ka nüüd alles hiljuti, et see on üks ja sama asi, mis kogu aeg haiget teeb? Ei no 5 aastat tagasi oli siis vasakõlg peale operatsiooni, kui ma sellest ära taastusin, siis see pole enam murret teinud ja nüüd on parem õlg siis, mis käis liigest välja, käisin opil ja nüüd peaks lähinädalatel uuesti tagasi korvpalliplatsil olema. Mõlemad õlad siis täpselt üks ja sama asi? Enam-vähem üks ja sama asi, jah. Huvitav, millest see tuleb? On sellele mingi järgi saadud? See õlavigastus ei ole tegelikult korvpalluri puhul ju võib-olla kõige tavalisem vigastus. Jah, esimene kord, kui mul õlg liigest välja läks, siis oli puhas trauma, et mul oli ikkagi ise olin mängu ajal põrandal pikali maas, käsi oli palli peal, et käsi oli nagu õhus, kui ma ise olin külje peal pikali maas ja siis vastane kukkus veel õla peale, et see oli puhas trauma, kust õlg käis liigest välja. Aga muidu üleüldiselt jah, mul ongi see, et mul on, mis see eesti keel ei on, aga hüpermobiilsed siis liigesed, ehk siis need liiguvad natukene rohkem kui tegelikult vaja. See ei ole ainult õla puhul, vaid see on ka teiste liigeste puhul? See on enamjaolt näppude ja õla puhul, et põlved ja teised liigesed on mul nagu tegelikult hästi vastu pidanud, et nendega murret pole olnud. Kogu sellele nii-öelda kuidas me ütleme siis, hüperaktiivsetele liigestele, et või mobiilsetele liigestele, selle saad jälile Ameerika Ühendriikides?
Ei, selles mõttes ma olen enam-vähem kogu aeg teadlik olnud, et näiteks näpud mul liiguvad vastassuunas ka natukene liiga palju. Noh, liigub niimoodi üles. Ja kõik näpud teevad seda? Kõik näpud käivad niimoodi, jah. Et selles mõttes jah, mul näiteks isegi hooajal käivad näpud liigest välja selline 2-3 korda hooaja peale, aga samas nagu näiteks valus ei ole, et reaalselt ongi see, et paned ise paika tagasi, lihtsalt surud näpud kokku ja paned teibi ümber ja läheb edasi. Põhimõtteliselt ikkagi nagu mustkunst natuke. No täpselt, jah. Okei. Tegelikult päris huvitav. Nüüd ma vaatan su käsi natuke teise pilguga, et ma arvan kogu su karjääri jooksul, millest ilmselt kujuneb väga pikk karjäär. Kuule, ma tegelikult tahtsin sind kutsuda juba maikuus siia, et sa pidid tulema maikuus Ameerika Ühendriigist tagasi, aga sa ei tulnud, et sul läks selle tulekuga väga kaua aega. Mis see põhjus oli, miks sa kaua kinni jäid sinna? No esialgu pidin tulema mai 20 äkki või mai 28 oli see päev, millal ma pidin tulema. Ja samal nädalal oli mul siis oli ka füsioteraapialaga ja füsioterapeut oli palunud, et ma ütleksin talle kohe, kui mul midagi viga on, et kuna ta elas oma naise emaga, siis elas ka koos tollel hetkel, et siis ta ei tahtnud koroonat sinna tuua. Ehk see oli tol hetkel juba USAs tegelikult väga kõva teema, see koroona. Ja siis oligi nohu ja sama päeva hommikul ütlesin, et kuule, mul on nohu, et lihtsalt annan teada. Ta ütles, et mine tee koroonatest ja koroonatest tuli positiivsena tagasi. Lisaks sellele, et su näpud käivad tagurpidi, mida ma näen elus esimest korda, tegelikult istun ma ka kõrvuti enesele teadlikult esimest korda inimesega, kes on koroona põdenud. Jah. Räägi natukene, mismoodi sina selle läbi põdesid? No minu läbipõdemine oligi selline, et mul oli nohu, ma ise ei oleks iial arvanud, et mul on koroona, et midagi, et nagu mul reaalselt midagi on välja arvatud väikene külmetushaigus ja ega see hullemaks ei läinudki ega midagi, et lihtsalt olingi isoleeritud üksinda 2 nädalat, et ma kedagi teist ei nakkaks. Ja peale seda tegin uue test oli negatiivsena ja läksin oma eluga edasi. Nii et kohe järgmine test oli negatiivne. Siin on inimesi küll, kes on andnud 5 testi, 4 testi, et kogu aeg on positiivne. Sul läks nii küll suhteliselt lihtsalt. Mul läks jah, sellise testi kohe peale 2 nädalat ei teinud, tegi mingi 3 või 4 nädala pärast ja enam-vähem, kui see negatiivsena tagasi tulin Eestisse ka. Sulle mingit jälge? Paljud ütlevad, kes on põdenud, räägivad, et nüüd ei jaksa, tennisistid siin tulevad jutuga välja, et ei jaksa mängida ja nii edasi. Sulle ei jätnud ta füüsiliselt mitte mingit jälge? No selles mõttes küll mitte, et samas ma polnud päris kaua, ma ei ole olnud saanud nagu aeroobset või füüsilist trenni teha õlavigaste tõttu, et kuna ma olin seda kogu aeg ravinud ja füüsiline vorm oli kehv tollel hetkel. Et ei pannud tähele küll, et see oleks nagu kehvemaks midagi teinud. Nüüd suvel sa oled olnud siin korvpalli kodus usinalt kaasa löönud, küll meeskonnaga vist mängulist treeningut mitte teinud, aga põhimõtteliselt ikkagi oled käinud seal pidevalt treeningutel. Milline vorm nüüd on? No ma arvan, et on väga hea, et alati saab paremaks, aga Lehismetsaga on ikkagi korralikult tööd tehtud, et iga päev, kui ma seal koondise kodu trennides olin, siis iga päev tegime Lehismetsaga kas õlaharjutusi või mingeid jooksime lõike või jõusaali. Anti sulle kava kaasa USAs, mis sa pead tegema või Lehismets ise? Lehismets ise tegi. Et selles mõttes ta on ikkagi väga aktiivselt tegelenud sellega ja aidanud meil väga palju. Ehk ta on enam-vähem sama professionaalne, ehkki ta hilineb, nagu me teame väga palju. Oma töös on ta sama professionaalne kui Ameerika Ühendriikides. Jah, et selles mõttes minu arvust ongi absoluutselt kõigega, et kui tahtmine on olemas, siis saab samamoodi teha enam.
kui sa nüüd tegelikult võrdled värskelt USA'st tulnuna, kus tehakse ikkagi nagu väga professionaalset tööd, Ameerika ülikoolis, South Carolina ikkagi suur ülikool ka ja nii edasi, siis milline see töö kvaliteedi vahe puht tingimuste osas näiteks oli siin Eesti korvpallikodus või Ameerika ülikoolis? No selles mõttes ülikoolis on ikkagi paremad tingimused, et seal see rahastatus on ikkagi väga võimas, et kui mänge käib ikkagi vaatamas keskmiselt, mis meil käis 12-13 000 inimest mängu peale. Pileti hind on? Pole näinud. Nii? Aga kui ikkagi 12-13 000 inimest käivad vaatamas ja kõik ostavad pileti, siis see ikkagi toob raha sisse, et siis saab ka kõik need jõusaalid ja taastusavid ja kõik asjad saab viimase peale olla, et Eestis nii suur enne fännihulgad ei ole, et kui palju sul oli näiteks nii-öelda treenerite punt kogu selle USA ülikooli satsi juures, et Frank Martin peatreener, aga tema abilisi, kui palju kokku kõiki seal neid oli? No abitreenerid otseselt oli 3, aga siis oli veel jõusaalitreenerid, arstid, lihtsalt nii-öelda abistajad, kes nagu näiteks üks mees oli varem NBA-s mänginud ja oli lihtsalt seal, et nagu õpetussõnu jagada iga natukese aja tagant, aga ta sellist taktikalist poolt ei teinud. Et selliseid staff oli kokku siis rohkem kui mängijaid kindlasti, et mingi 20 inimest vähemalt. Ehk ükskõik, mis mure sul oli kellegi poole pöörduda? Jah, alati. Ja sa said abi ka? Jah. USA ülikooli sportlased justkui raha ei saa, aga kuidas see meeskond on nii täisprofessionaalne? Oli teil oma eralennuk ka, millega käisite mängudele, bussiga ja USA-s ei sõidate? No jah, ikkagi eralennukiga mängudele niimoodi, et päev enne läksime kohale, tegime seal päev enne trenni, samal päeval siis hommikul viskamine, õhtul mäng ja kohe peale mängu enam tagasi lennuki peale, et järgmine päev kooli jõuda. Kui sa läksid sinna USA ülikooli, arvasid sa, et see tegelikult on kõik on nii nagu unelm, nagu see oli? Põhimõtteliselt nagu väliselt unelm? Jah. Ei, selles mõttes ma ei osanud väga oodata, et see nagu nii unelm on, aga loomulikult käisin seal, külastasin ka seda ülikooli enne kui ma allkirjad alla panin, aga ega ma absoluutselt kõike ka seal ei näinud, sest tollel ajal, et ei teadnud näiteks, et eralennukiga sõidud tulevad, ei teadnud, et me järgmine aasta Final Fouri kohe lähme. Selles mõttes ikkagi ei teadnud pooli asju. Final Four oli siis kohe sinu esimesel aastal. Kirjelda natukene, mida tähendab üldse nii-öelda sinna märtsi hullusesse jõudmine ühele ülikoolile ja sealt veel edasi Final Fouri? Et märtsi hullus üleüldiselt, meie ülikoolis pole seda palju juhtunud, et kui ma ei eksi, siis enne seda Final Fouri viimane kord, kui me märtsi hulluses March Madnessile saime, oli äkki 2004 või midagi sellist. Ja viimati, kui me võitsime mängu seal enne seda Final Fouri aastat, oli siis 1972 äkki või midagi sellist. Et sellel ajal oli seal Frank McGuire oli selline peatreener, kes oli South Carolina ülikooli vist pikima ajalooga peatreener ehk et tegelikult üsna tuuline koht on olnud see peatreeneri amet, seal ei ole treenereid, kes liiga pikalt oleks. McGuire oli 16 hooaega, Frank Martin on nüüd 8 hooaeg, et see on tegelikult ikkagi kõva tunnustus ühele treenerile, et ta nii kaua vastu peab seal. Jah, ei ta selles mõttes teeb ikkagi tööd korralikult, et teda huvitab oma mängijate areng rohkem, kui teda huvitab võit. Et nagu ta pigem tahab, et mängijad areneksid tema all, kui see, et ta jõuab märtsi hullusele mingi enam-vähem iga aasta. Okei, jõudsite märtsi hullusele, aga seal hakkasid võidud tulema. Ehk Duke'i panite kotti, Baylor, Florida, et Duke'i ülikooli alistamine, ma arvan, et
see võib jääda mõnele korvpallurile võib-olla üldse karjääri tipphetkeks. Ei, selles mõttes, kui mäng sai läbi ja siis oli kätesurumine ja sai Coach K-ga kätt surrutud niimoodi, et sa teadsid, et enam-vähem surrusid nad märtsulluselt välja, siis see on ikkagi ulmeline tunne. Ulmeline tunne. Ja siis Final Four'is poolfinaalis siis, poolfinaalis tuli... Poolfinaalis tuli kaotus. Tuli kaotus, eks. Ja kuidas siis, milline tunne siis oli? Et no, juba nii kaugele olite jõudnud? Jah, et esialgu oli ikkagi väga pettunud tunne, et eks ma arvan, internetist võib leida ka paar intervjuud, kus mul oli pisarad silmas, kuidas enam-vähem kõigil mu meeskonnakaaslastel on mingid intervjuud näiteks üleval, kus neil on pisarad silmas, et kõik olid väga pettunud, aga natukese aja pärast saime aru, et tegelikult me ikka jõudsime väga kaugele ja tegime midagi, mida kooli ajaloos ei ole kunagi tehtud. Ja see oli su esimene aasta, ehk et see võis tunduda järsku nii, et see käibki nii, eks. Aga tegelikult ei käinud. Rohkem ta sinna nii-öelda ikkagi lähedale ei jõudnud. Et no võib-olla tõepoolest ongi see mingi hetk, mida ikkagi on korrata väga-väga keeruline. Ei, loomulikult jah. Et kui ikkagi 4 hulgas olla 320 äkki või palju seal neid meeskondasi on. See on ikkagi väga kõva saavutus ja öeldaksegi, et Final Four on siis, või March Madnessi Final Four on teine kõige vaadatum spordiüritus USA-s, et esimene on siis Super Bowl. Et see, teades, kui palju meediakajastusse sai, kui palju inimesi vaatas, see on täiesti ulmeline mõelda. Kui palju sa ise nii-öelda kohe sattudes sellesse karusselli nagu ehmatasid ära, et mis su ümber toimus, kui palju sa intervjuusid jagasid, kuidas see käis, pärast mängu ajakirjanikud olid riietusruumidesse, no nagu NBA põhimõtteliselt. Ei, selles mõttes ei ehmatanud ära väga üldse, et tegelikult lihtsalt võtsin samm-sammult ja läksin nii-öelda vooluga kaasa. Samas ütle, kui ma eksin, kas ei olnud mitte nii, et samal aastal teie ülikooli tüdrukud võitsid. Ehk kuidagi läks nii, et ei saanudki seda kõige suuremat aupaistet või siiski? Ei no selles mõttes, nagu ikka, siis meeste korvpalli vaadatakse natukene rohkem kui tüdrukute oma, aga au neile ja nad tegid ikkagi väga hea töö ja nad said ikkagi, ma arvan, meist rohkem meediakajastust ja... Saiki, jah? Jah. Et neil treeneri järgi pandi näiteks üks tänava nimi isegi ja isegi kui sa linna sõidad, sinna ülikooli linna, siis sa näed linnamärgi kõrval on 2017 naiste USA meister. Natuke kibe ka ikkagi. Ei no, selles mõttes... Nii lähedal, et äkki oleks olnud ka ikkagi teie järgi tänava nimi. Ei no jah, loomulikult oleks tahtnud võita, aga... läks nii nagu läks ja naised võitsid, et nende üle on ikkagi hea meel. No me räägime hetkel seda justkui kõike, et see kõik käib nii lihtsalt, aga see töö, mis seal taga on, me näeme praegu minemas Eesti noori järjest ja järjest USA ülikoolidesse ja kohati minnakse ikkagi sellise olekuga, et nüüd saab pulli ja nüüd hakkame tegema. Siis tegelikult see töö, mis seal tehakse ilma rahata, on täiesti, ikka pöörane võrreldes meiega. Kui sa kirjeldad natukene seda? Jah, see tööd ikka on palju, et minu päevad olid kella 7 hommikul kella 8-9 õhtul, et enne väga vabat aega ei saanud. Ehk sinna sisse mahtus põhimõtteliselt 3 treeningut, võigi öelda nii? Jah, üks siis omal tahtel või viskamine vabavoliliselt, et kui tahtsid, siis võisid minna ja siis jõusaal ja saalitrenn ka veel ja siis loomulikult kool ja siis õhtul ka nii-öelda kodutööd. See kõik lõppes sellega, et selles natuke võib-olla meie mõistes arusaamatule koormusele järgnes sinu ülikooli lõpetamine ja sa said parima sportlase tiitli kuidagi kõikidest nendest aladest, mis South Carolinas on
sa olid üks ja ainus, kes sai nii-öelda parima õpilase või sportlase tiitli. Jah, et see ongi siis parim õppursportlase tiitli, et seal arvestatakse mõlemad nii spordi poolt kui ka kooli poolt ja jah, et selle valivad välja siis kes? ma arvan, et õppejõud jah, just. Ja treenerid? No jah, loomulikult, et kõik see, kes on ülikool või no ma täpselt ei oskagi öelda, Ülikool, mille õpilaste arv on suures plaanis 40 000. 40 000, jah. On su nimi, no ütleme nii, et see on isegi vähe kõvem sõna kui see mingi tänava nimi tüdrukutele. Su nimi on täna kuskil ülikoolis ju seina peal olemas, et Maik-Kalev Kotsar sellel aastal parim sportlane. Jah. Kui palju sa nagu nende aastate jooksul, ma saan aru, et see tohutult keeruline alguses, kõik see eemal olek, sa oled hästi perekeskne inimene, sul on isa, ema, sul on vend, õde, 2 venda. Kui raske see nagu alguses oli? No eks reaalselt iga aasta tuli koduigatsus peale mingi hetk, et aga samas vanemad ja õed-vennad on väga toetavad, et põhimõtteliselt iga nädal helistasime, kuigi need ajavahedega oli raske vahepeal helistada ja mõlemal vaba aega leida, aga kokkuvõttes nagu selle mõttes kogu aeg nad toetasid ja andsid seda lisatuge, mis mul vaja on, et edasi jõuda. Frank Martin, palju öeldakse, et inimesel, noorel mehel sõltub väga palju ka sellest, kelle juurde ta satub, et kuidas see karjäär läheb. Sa sattusid Frank Martini juurde, kes ei ole võib-olla oma natuurilt, vähemalt välimuselt ja olekult, ma ju näinud teda ega ei tunne teda, aga selline suht karv vend, et sa sattusid tema juurde. Millegipärast mulle tundub, et sulle sobis seal tema juures ja sina sobisid talle ka. Millega seda ära võlusid? Tööeetikaga? Jah, et esiteks külastuse ajal mul on täpselt meeles see, kui ma käisin vaatamas nende mängu, enne kui ma allkirjad alla sai, käisin vaatamas mängu, mis oli siis nende senior game, ehk siis mis oli nende 4. aasta poiste, viimase aasta poiste viimane kodumäng. Ja see sellest olenes ka see, kas nad saavad enam-vähem sinna märtsi hullusele või ei saa. Aasta oli 2016 vist ja nad olid poolajaks mingi 20-ga maas või midagi. Ja siis poolajal riietusruumis nagu nägin, kuidas Frank Martin tegelikult sõimas kõigi näod nagu individuaalselt, lihtsalt iga mängi võttis ette ja sõimas kõigi näod täis. Ja alguses see ehmatas ära küll ikka, et treener on ikka päris hull. Aga nähes, kuidas siis need mängijad tegelikult vastasid sellele, et kõik tulid poolajal ja panid lihtsalt täiega ja andsid endast parima ja nähes, kuidas see tegelikult positiivselt mõjus neile, siis sellega sain nii-öelda respekti või austuse treeneri vastu ja enam-vähem selle tõttu ma ka otsustasin sinna ülikooli minna. Kui mitu tõsist jutuajamist sul temaga oli? Lugemine läks sassi vahepeal, et... Ikka oli, jah? No, ikka oli. Sa ei olnud mingi lemmiklaps tal, et sa pidid ikkagi kogu aeg tõestama? Ei, tema põhimõte ongi selline, et need inimesed enam-vähem, kes talle rohkem meeldivad, et nendega ta ei ole leebem, või nendega ta on karmim. Et isegi vahepeal oli treeningutel, kui see mingi viga või keegi tegi midagi valesti, vahepeal sain ka mina vastu päid ja jalgu, et keegi teine tegi midagi valesti, et mina ei olnud teda piisavalt aidanud, et ta teeks seda õigesti näiteks. Et paljudes olukordades ongi see, kus ta tegelikult võtab selle nii-öelda oma lemmiklapse või oma need, keda ta rohkem usaldab, võtab need rohkem ette teiste vigade pärast juba. Kui keeruliseks ta ühe Eesti poisi jaoks selle mängu ajas? Meil kogu aeg räägitakse, et Eestis mängitakse tarka korvpalli. Kui keeruliseks ta ajas? Kui sirgjooneline see mäng oli teil või kui keeruline see mäng oli? No selles mõttes liikumisi oli palju, aga kõik liikumised olid nii-öelda ühtede põhimõtetega. Et tegelikult
viimased aasta-kaks oligi, ma sain enam-vähem aru, mis need täielikud põhimõtted olid, et nagu isegi kui ma, ütleme, liikumine ei tulnud meelde, siis ma sain aru, mida ta nagu tahab ja kus ma tegelikult olema pean, ilma liikumist teadmata. Aga see liikumist ja ma ei tea, kas oli mingi vihik ka? No ikka oli, jah. Kui paks see oli siis? No ma ütleks, et koos kaitseliikumiste pluss nii-öelda külje- ja otsaahutidega võis meil olla mingi 80 liikumist äkki. 80? Just. Päris jõuline. Yeah. Ehk et mitte liiga lihtne mees ta ikkagi ei olnud. Aga võib-olla see mäng lihtsalt tundub pealtvaatajale suhteliselt lihtne ja sirgjooneline, aga see kõik toimib ikkagi läbi suurte. 80 liikumist on iseenesest ikkagi number, mida ikkagi annab meelde jätta. Yeah, et no selles mõttes ikkagi tehakse kindlaks, et mis on ühel mängul põhiliikumised, et need me käime läbi eelnevalt trennis ja neid enam-vähem neid me mängu jooksul mängime, aga võib ikka olla see, et võtab time-out'i ja ütleb mingi ühe suvalise liikumise sellest 80-st ja siis peab see täpselt meeles olema või peab teadma, mida teha. See skautimise töö, loomulikult vastasest skautimise töö oli ka absoluutselt professionaalsel tasemel, et kui palju sa ise nende aastate jooksul, kui sul võib-olla tekkis mingisuguseid selliseid vendi, kellele sa alguses seal võib-olla alla jäid, et aastate jooksul sa said neist nagu paremaks just vastaste hulgas, et kui palju sul neid selliseid skalpe, sa põhimõtteliselt teadsid, et täna õhtul ma tahan selle venna nii-öelda ära kustutada? Mul on täpselt meeles Grant Williams, kes praegu mängib Boston Celticsis. Et temaga 3 aastat siis mängisime. Esimene aasta ma mäletan, kuidas ta, ma ei saanud temaga kaitses hakkama, et ta kogu aeg ikkagi viskas oma punktid ära ja tal selles mõttes ikkagi, kui 1-1 vastu võtta, siis ta võitis mind enam-vähem iga kord. Aga 3. aasta peale oli juba see, et nagu ma õppisin teda mängijana tundma palju paremini ja julgen öelda, et 2 mängu, mis me minu 3. hooajal mängisime, kummagil korral üle 10 punkti ei visanud, kui ta hooaja peale keskmised olid äkki, julgen öelda, mingi 18-19 punkti. No su enda punktid, kui me vaatame läbi aastate, 5,8, seal 6,8,0, 6,9, viimasel aastal 11,2. Olemata mingi punktimasin, siis 11,2 on ikkagi juba väga korralik keskmine punkti arv. Mille pealt see viimasel aastal nii heaks läks? No enesekindlus, ma arvan. See? Jah, et loomulikult tegin tööd ikkagi oma viske kallal ja pallikäsitlus, lauavõitlus, kõige kallal tegin tööd, aga ma arvan, et mille pealt see tuli, oligi enesekindlus, et lihtsalt reaalselt tundsingi ennast enesekindlamana, käisin näiteks mediteerimas rääkisin inimestega, kellega vaja oli, nii treenerid kui... Räägi natuke sellest mediteerimisest. See on siis ka ikkagi nii-öelda võimalus. Sa küsid, et mul on vaja nii-öelda kuidagi oma psüühika paika saada ja lähedki. Jah, et anti võimalus mediteerima minna ja otsustasin võtta selle ja see tegelikult aitas mind ikka väga palju. Et ma olen selline inimene, kes mõtleb üle, analüüsib üle kõike, et näiteks kui ma olen, ütleme, keskpositsioonil palliga, siis ma mõtlengi, et kas praegu oleks mõttekam visata või sööta. Ja see väike kõhklus mu peas nagu... Võtab täpselt nii palju aega, et olukord on möödas. Just. Ja mediteerimine aitaski siis nagu nii-öelda heas mõttes pea tühjaks võtta, et nagu, et reaalselt suutsin mediteerimas võtta minuti, kus ma ei mõtle mitte millegi peale. Ja see aitas mind edaspidises mängus ka, et ma ei hakanud nagu analüüsima asju üle ja siis oligi see, et ma ei mõelnud, kas nüüd pean sisse viskama või mööda viskama, vaid mõtlesin selle peale, et see on nüüd hea vise siit visata, viskan, kui läheb sisse, kui läheb mööda, aga ma tean, et see on hea vise. Aga see nii-öelda peatreeneri mudelis oli sul luba ikkagi kogu aeg panna. Luba oli. Jah, luba oli. Sa ise oma nii-öelda
põdemisega, jätsid sageli viskamata, mille eest sa said siis ilmselt ka Frank Martinilt peapesu. Sain peapesu, jah. Nii, ja nüüd siis sa käisid mediteerimas ja sa said oma mõtted puhtaks. No see kõlab nagu selles mõttes siin Eestimaal natukene, nagu ma ei usu, et Eestis keegi väga palju kossumeestest mediteerimas käib, aga sa ei olnud oma satsis siis ainukene või tegelikult sellised, kes nagu käivad kuidagi nii-öelda oma mõtteid paika saamas, neid on? No jah, mediteerimise puhul ma olin vist ainukene, et tollel hetkel, kuna mu 3. aasta läks üsnagi aia taha, siis olin valmis proovima mida iganes enam-vähem. Ja mediteerimine pakuti välja, mõtlesin, et miks mitte. Et halba see niikuinii ei tee. Ja läksin, proovisin ära selle asja ja mulle aitas väga. Kui sa nüüd tagantjärgi võtad kõiki neid aastaid, siis milline oli sinu aastate kõige nagu sügavam auk? Et kui sa olid nagu sügavas august, umbes, et siit ei tule enam mitte midagi. See oli see 3. aasta. See oli 3. aasta, et 3. aastal oligi see, et ma mõtlesin asja üle. Et viskasin ühe korra keskpossilt või isegi korvi alt mööda, siis mul hakkas see nagu peas ringi käima, et nüüd ei ole mõtet uuesti visata või ei ole mõtet teravust luua, kuna ma viskasin mööda, et äkki viskan uuesti mööda. Ma visetas, et esimene aasta sul oli seal see vabaviske protsent seal 40 juures, siis 56 ja siis uuesti alla 50 ja viimasel aastal 69. Eks see näitab täpselt ära selle, minu arust vähemalt, et see auk oligi 3. aasta ja sa said naksti 70 peale. Jah, et vabavisetega on vaja tööd teha, aga selle mõttes see ongi, vabavisked on minu jaoks vähemalt nii palju enesekindluses kinni, et kui sa ikkagi lähed ja mõtled, et sa viskad selle sisse, siis sa ikkagi viskad selle enamjaolt sisse, et kui sa lähed mingi väikse kõhklusega vabaviskejoonele, siis ma arvan, et sealt tulebki see mööda ise ka. See on kindlasti huvitav, see just seesama see enesekindluse teema ja värk, et sa olid nagu üksinda, et kui me võib-olla mõni mõtleb, et siit ei tule nagu mitte midagi. Toome näiteks selle Kristaps Porzingise, kes täna mängib Tallases, läks New Yorki omal ajal, et ta ju läks tegelikult koos perega, olles juba täis mängija, tal oli kogu perekond kaasas. Ta kodune keskkond säilis, tal oli õhtul kotlet laua peal, tema asi oli ainult mängida. Ta isa, ema, vend, kõik olid seal, eks. Et see on nagu täiesti erinev maailm sellest, millest sina olid. Kunagi istus Tanel Leok siin sinu koha peal, kui ta läks noore poisina ka krossi sõitma Belgiasse ja sealt koorus ka sama asi välja, et sa pead ikka olema nagu jube kõva vend jäämaks selles konkurentsis ellu. Et tema samamoodi olid seal nii-öelda võõrad poisid koos vanematega, ei lastud tal pesu pesta, neid krossi riideid ja edasi. Ehk sa võitled kogu aeg, võitled. Ma saan nagu aru, et sa võitlesid täpselt samamoodi. Jah, et ma arvan, et see, et mul kedagi reaalselt juures ei olnud, kes füüsiliselt juures olnud, kes oleks aidanud, et see tegelikult kasvataski mind, kasvatas kiiremini ja lõppude lõpuks ma arvan kasvatas paremini, et see ongi enam-vähem selline koht, kus viska vette ja küll sa õpid ujuma. Kui palju oli teie ülikoolis Kossu satsis näiteks äralangeid, kes ei pidanud vastu? Meil oli iga aasta peaaegu, et pool sats oli uus. Ehk siis? Kui tavaliselt läheb meeskonnast ära 2-3 meest iga aasta, võib-olla 4 isegi, siis meil oli iga aasta oli väljalangeid 5-6 äkki. Ja niimoodi, et 2 aastat meil ei olnudki kedagi, kes nii-öelda ülikooli lõpetas, vaid olidki lihtsalt väljalangejad, kes langesid enne lõpetamist, langesid välja, või aasta enne lõpetamist või midagi sellist ja siis... Langesid välja puhtalt selle pärast, et see koormus, see psüühiline surve, kõik see oli noorele inimesele vastu võtmata. Jah, et Frank Martinile meeldibki sellist survet avaldada ja meeldib, kui mängija vastab hästi, et positiivselt, et teeb tööd edasi, aga paljudele oligi see üle jõu käiv ja siis nad kas otsustasid ise meeskonnast lahkuda või Frank Martini soovitusel. Et tegelikult Frank Martin ise ei saa kedagi otseselt välja visata koolist, et kui sa kooliga
koolile allkirjad alla paned, siis sul on 4 aastat garanteeritud õppimisteks, jah. Et oligi siis kas Frank Martini soovitusel või ise tahtsin. Siis ma ei tea, oli sul mingi hetk, kus sa mõtlesid, et sul jääb ka asi katki? Ei olnud. Et isegi kui raske oli, siis mõtted olid ikka sellised, et nüüd ma panen täiega lihtsalt lõpuni ja tuleb sellest, mis tuleb enam-vähem. Et 3. aasta oli natukene raske ja endalgi tekkisid kõhklused, aga ei tekkinud kõhklused sellega, et asi jääb katki. Et kõhklused lihtsalt sellega, et mis saab peale ülikooli. Ja paningi lihtsalt täiega edasi ja viimane aasta läks hästi. See on tegelikult minu arust veel suuremaks läheb see sinu see tiitel, see parim sportlane ja parim õpilane, et see kogu see jutt teeb selle asja veel suuremaks. Mis su viimased sõnad Frank Martiniga olid, kui lahku läksite lõpuks? Viimane asi, mis Frank Martin mulle ütles, oligi, et kui sul on vaja millegi abi, ükstaskõik millega, olgu see koos, tavaelu, mis iganes, et minu number on sul alati saadaval, et helista millal tahad. Ilmselt selliseid vendi liiga palju ei ole, et see raamat tal liiga paks ei ole. Sa tõestasid sellisele titaanist vennale, et sa oled samasugune betoonvend. Just, et ta otsibki inimesi, kes peavad nii-öelda tema karmile režiimile vastu, et need 4 aastat ta peedistab siin nii palju, kui suudab ja kui sa vastu pead, siis sa oled ikkagi tema on sul alati olemas peale seda. Seega täna sul minna mingisse satsi, ütleme siin Euroopas, me teame Euroliiga satsi, kus ütleme Jassikevitšus hirmsalt röögib ja karjub, Obradovitš hirmsasti röögivad ja karjuvad. Sa kõik tuttav teema? No, selles mõttes küll jah, et ma väga peale aega South Carolinas ei karda absoluutselt röökimist. Väga hea. Jukka Toiala, kelle käe all sa nüüd said ka natuke harjutada, on muidugi täielik vastand, et tema seda ei harrasta ja see võib-olla tundub isegi sulle natukene liiga lihtne ja ei ärata sind ülessegi. Ei ole nii, et mul on nagu alati see, et korvpall äratab mind alati ülesse selles mõttes, et ei ole kunagi sellist olukorda, kus on vaja treenerit, et motiveerida mind tööd tegema või motiveerima, et ma mängiksin nüüd normaalselt. Mis sust nüüd siis saab? Palju räägiti sellest, et NBA draftist siin näeb siis või ei näe? No selles mõttes nimi on üleval, et kui mingi meeskond on huvitatud, siis tegelikult on võimalus neil ka mind ära võtta. Jutud käivad, et jätkab tegelikult Saksamaal. Saad sa sellest rääkida täna, kui me oleme hetkel augusti alguses või veel mitte? No hetkel ei saa sellest rääkida, aga on lootust, et lähiajal uudised tulevad sellest välja. Võime me öelda, et töötuks sa ei jää? Ei jää. Eestis mängimine kui selline sind kindlasti nüüd esimestel aastatel ei paelu? Selles mõttes ei paelu jah, et pigem praegu proovin oma kätt välismaal ja kasutan selle nii palju kui võimalik ja kui mingi hetk näen, et Eestis mängimine on kasulikum või tahan Eestis midagi teha, siis loomulikult tulen Eestisse. Kui sa oled seal ülikoolis olnud, siis sul loomulikult mingit agentuuri ei olnud. Täna sa oled kellegi agentuuri all ka juba, eks? Jah. Mis see agentuur sinu jaoks tähendab? No agentuur selle mõttes aitabki ühendusi luua. Kelle kaudu sa selle leidsid või nemad leidsid sinu? Kuidas? Nemad leidsid võtsid minuga ühendust. YouFirst Sport on siis agentuur ja leidsid minuga ühendust. Paar teist agentuuri leidsid. Kui palju neid üldse oli, kes su ümber tiirles? Mingi umbes laias laastus 10 agenti olid sellised. 10 agenti? Jah, kellega jutuajamised käisid ja siis ma vaikselt elimineerisin agente, et kes minu arvates minuga kõige paremini kokku läheb. Tegid sa seda tööd puhtalt ise või oli sul abilisi ka, kes? Seda ma selles mõttes tegin puhtalt ise, et Frank Martinil küsisin aeg-ajalt abi, et
mis tema arvab, aga muidu käis ikkagi puhtalt isesest. Kui me teame, viimasel hooajal 11,2 punkti, sa oled ise tegelikult öelnud, et võib-olla punktide viskamine sulle nii palju ei valmistagi rõõmu kui võib-olla kaitses õnnestumised. Ja nagu ma kuulnud olen, siis ütleme tänapäeva korvpallis on ju hästi see kolmeste peale ehitatud ja väga palju tahetakse, et pikk jääks väikse peale ja siis väike paneb seal kolmese ära. Sa oled ise öelnud, et see on su üks lemmiksituatsioon, et sinu vastu ei panda. On see nii? Jah, ei no, eks loomulikult ole see, et aeg-ajalt ikkagi pannakse ära, et täiesti 0% peal see asi ei ole. Aga sa oled võimeline jalgadest ikkagi liikuma nii palju, et see vise võimalikult ebamugavaks ka väiksele teha. Ja. Mitte, et sa lihtsalt tantsid tema taktikepi järgi seal kaasa. Ja, ma arvan küll, et reaalselt ongi selliseid olukordi olnud mängus, kus kuuled, et keegi karjub kuskilt kõrvalt, et tõmmake laiali, et las ta teeb 1-1 ja ma olen siis selle mängi peal. Ja minu arust üks parimaid tundeid ongi see, kui reaalselt karjutaksegi, et võtke laiali, et nüüd on sinu võimalus ja sa ei anna talle seda võimalust. Et see tunne on minu arust parem kui punktide viskamine isegi. Näed sa millist mängijana tegelikult sa veel oma rolli näed, et kui veel kord tuleme selle NBA juurde, ma just nüüd vaatan pärast seda pausi hästi palju seda NBA-d, kuna lihtsalt nälg spordi järgi on nii suur ja tõesti katsun vaadata kõiki mänge ja see kolmeste osakaal on ikka nii meeletu. Ma ei tea, kas see juba ülikooli korvpalli ajal teil, ma pole neid kõiki nüüd näinud neid mänge, kas ülikooli koss on sarnane nagu selle NBA-le, kus see 3 punkti visete arv on ikka täitsa pöörane juba. Kui Houston Rockets viskab ühes mängus 61 kolmest peale, siis mida teised teevad? No, selles mõttes esiteks ülikoolis kolmest osakaal nii hull ei ole, aga loomulikult vaikselt üha enam on see kolmeste peale üle läinud. Mida teised teevad, ehk siis mida teised mängijad teevad. Just. Teised mängijad võtavad lauapalle. Ja sa võtad selle rolli endale selles mõttes teadlikult, kuna ütleme nii, et täna on selliseid 10+ vendi, kes panevad 3, seesama räägitud Porzingis ja neid on ju tegelikult täna terve tuba täis selliseid hästi pikki vendi, kes armastavad 3 punkti viskeid, eks. Sul see element puudub? No jah, selles mõttes olen tööd selle kallal teinud ja nüüd viimasel ajal ja teen ka edaspidi, et tahaks ikkagi stabiilselt 3 sisse visata tulevikus. Ikkagi sa mõtled selle peale? Ei no, loomulikult. Sa ei taha olla selline vanakooli klassika number 5, et selliseid tegelikult täna ju ei olegi justkui enam. Korvpalli mõistes ma tahan ikkagi olla hea absoluutselt igast küljest. Et ma tahan olla mängija, kellel ei ole nõrku külgi nii-öelda. Teed sa kolmeste osas nagu mingit tööd ülikooli aastatel, ma saan aru, igal aastal sa ei saanud 3 sisse, aga paaril aastal said, et see ei olnud koht sinu jaoks. No selles mõttes mul ei olnud nagu väga võimalusi selle, kuidas see mäng liikus, meil mängujoonis liikus, siis mul ei olnud selliseid olukordi, kus ma olen 3 taga ja saangi söödu ja nüüd viska peale. Et viimase 2 aasta peale julgen öelda, tegin kokku 6-7 3 punkti viset peale. Ja sellest läks mingi 3 sisse vist. Protsent ju väga hea. No, täpselt. Ehk siis Toiala peaks tegema, ütleme, kui koondisest räägime, peaks tegema su peale mõned liikumised ikkagi 3 peale. Aga ma mõtlen, teed sa selle, et kuidas see töö nüüd on? Kas sa oled võtnud kellegi, kes sulle viskab palli tagasi, et sa proovidki loopida või kuidas see on? No USA-s selles mõttes on ikkagi need viskemasinad. Et iga kord, kui ma viskamas käisin, tegin umbes 200 keskpositsiooni viisa 203 ja niimoodi. Viskamas käisid sa kui tihti? Umbes hooaja sees käisin 4 korda nädalas umbes. Eks sa tegid umbes jämedalt selline, mis siis on siis, aita nüüd öelda, üle 1000 viske nädalas, lihtsalt nii-öelda korduste peale. Ja teed seda praegu? No praegu on see, et mul enamus ikkagi rõhust läheb õla taastamise peale. Et nii väga viske kallal hetkel tööd ei saa teha, aga kui mul õlg korda saab, siis ma ikkagi hakkan rõhuma väga palju viske peale. Ehk 1000+ viset nädalas võiks olla kogu aeg selline rutiin? Ikka, jah.
Väga huvitav, kus sa saad täna 2.11 pikk. Rohkem sa loomulikult ei kasva. Räägi oma kasvamise ajast. Kui kiiresti sa oma täis viskasid selle kasvu? No kui ma Audentesesse jõudsin või Audentes spordikooli, siis 9. klassi ma olin 1,77 oli mõõdetud. 9. klass? 9. klass. See ei olnud mingisugune nii-öelda... No ma olin ikka teistest palju lühem. Ja just, ehk et see on ju... Ei ole väga pikk kasv. Nii? Siis 9. klassi lõpuks ma julgen öelda, ma olin mingi 1,80 või midagi sellist. Vaid 3 sentimeetrit? Enam-vähem ja mitte midagi kasvanud. Nii. Ja siis alates 10. klassist tegelikult kukkusin oma jalakipsi, et mul tegin suvel trenni ja väänasin hüppeliigese välja luumõõrt, jalg oli kipsis 2 kuud. Ja siis ma hakkasin kasvama. Ja sain puhkust jalakipsis olemise tõttu. Ja siis isegi selle kipsis olemise ajal ma kasvasin paar senti juba. Ehk hommikul ärkasid ja kips oli jalal? No enam-vähem, ja sa viskasid siis oma pikkuse täis põhimõtteliselt paari aastaga või? Jah, 12. klassi alguseks ma olin, julgen öelda, mingi 2,07 või midagi sellist, et peale seda tuli veel paar senti paari aastaga, aga enam-vähem kasv oli. See on mingis mõttes sarnane, kuna ma ise mäletan enda kasvuaega ka. Ma küll ei ole lähedal ka sellele, mis sina, aga ma olin ka kõige lühem 9. klassis. Aga siis ma oma 192 viskasin ka täis põhimõtteliselt paari suvega, ehk see 15 sentimeetrit. Ema rutal pidi olema tol hetkel ikkagi nagu pliit kogu aeg soe. See söögikogus, mida üks Kotsarisugune noormees võis süüa, või see oli täitsa meeletu? No selles mõttes ma olin ikkagi Audentse ühikas, et õnneks taha väga palju süüa ei pidanud tegema, aga jah. Aga tol ajal Audenteses ei olnud topelt portsu või oli? Ega ei olnud. Oli sul kõht tühi Audenteses? No üle tee Selveris sa ikka käidud peaaegu et iga õhtu. Aga need toidukogused, ma mäletan ise, see oli tegelikult täitsa pöörase kasvuaeg. Kui sa viskad ikkagi üle 2 meetri, siis sa sõid, ma arvan, ikkagi selline, no ma ei tea, 5000 kilokalorit päevas rahulikult. Ikka jah. Hetkelgi on söögikorrad, kus üks söögikord, kas sul lõuna või õhtu paneb ikkagi 2000 kilokalorit ilusti ära söögikorraga. Ehk see ei ole sul söögiisu, ei ole kadunud? Ei ole mitte kuskile kadunud. Aga kui üldse toidusedel rääkida USA ülikoolist, et näiteks sealt ka, et toidusedel pandi sulle ette või sa võisid süüa kõiki, mis tahtsid? No selles mõttes meil oli nutritionist, mis on siis eesti keeli, oskad öelda? Korda? Nutritionist ehk siis kes aitab... No see toitumisspetsialist. Toitumisspetsialist, just. Ja tema andis soovitusi, et ta ütles nagu, mida ta soovitab sul võtta ja mida soovitab süüa. Aga kunagi ei olnud sellist sunniviisilist, et nüüd sa pead seda sööma või et kes tahtsid, võisid sellest kinni pidada ja kes ei tahtnud, need ei pidanud, aga tavaliselt on ka see, et kui sa ei pea sellest kinni, siis sul näiteks vigastused võivad lihtsamini tekkida või oled lihtsalt vormist väljas, et mängud lähevad kehvemini või mida iganes. Ja sa hoidsid sellest kinni loomulikult, eks? Vennad sul 2 tükki. Kas Eesti korvpall näeb veel 2 pikkusega 2.11 meest? On nad enam-vähem oma vanusest sama pikad kui sina? No selles mõttes... Jah, ütleks, et nad on keskmisest ikkagi pikemad ja eks elame näeme, millal neil see kasvusport tuleb, aga loodan, et tulevad täitsa koondise mängumehed sealt. Alavalik on selge, et see on korvpall, siin pole küsimustki. No praegu teevad enam-vähem igal rindel trenni, et korvpalli, jalgpalli, selles mõttes pallimängud ikkagi, aga esialgu teevad lihtsalt võimalikult palju trenni, et küll lõpuks saab spetsialiseerida ka puhtalt korvpallis. Hästi palju räägitakse sellest täna Eestis ka, et vanemad peaksid lastega tegelema just selles mõttes, et sealt nii-öelda nutimaailmast välja tuua. Sina võime öelda, et oled juba selles vanuses, kus sa võib-olla ikkagi ei kasvanud see tahvel süles, aga nüüd su vennad on täpselt sellised, kes ilmselt ümberringi näevad ainult neid tahvleid ja asju. Et näed sa see, et see on probleem? No
natukene selles mõttes, eks ikka ole aegasi, kui näed, et vennad on nagu puhtalt klammerdunud oma nutiseadmesse ja lööd rusika lauale? No selles mõttes mina ei löö, vanemad löövad minu eest, et ma ei pea selles mõttes väga midagi tegema, aga samas nad on vanuseti nii lähestikku 6 ja 8, et nad päris palju ikkagi mängivad oma ette ja selles mõttes teevad ikkagi asju nutiseadmist eemal ka, et näiteks õues ajavad 11 taga või mängivad kossu või mida iganes, et tervitusiga kahtlemata õele, kes on valinud suurepärase ala endale ujumine, aga ujumise kõrvalt teeb ka veel suurepärasemat ala nagu triatlon. Vastupidas oled kossumeestele sulle ilmselt väga ei meeldi? No omal ajal meeldis, et kui ma lühem olin ja lihaluudel ei olnud, et siis mulle tegelikult meeldis selline keskmised distantsid, selline tavaliselt selline 2–10 kilomeetrini enam-vähem oli see, mis mulle tegelikult meeldis väga joosta ja kui näiteks kossulaagrites öeldi, et mine jookse 10 kilti, siis ma tegin selle hea meelega. Mis ajaga tegid? Ma ei mäleta absoluutselt sulle. Cooperi testi vanasti joosti ka, oled sa sellist asja ka jooksnud? Olen, aga jätkuvalt ma ei oska sulle tulemusi öelda? Absoluutselt ei oska öelda. Kus sa näed ise ennast näiteks, kui me läheme natuke ajas edasi, et kus sa näed ennast oma karjääri tipus? Tööd teen kindlasti selle nimel, et NBA-sse jõuda. Kas see juhtub? Ma ei oska öelda, aga ma teen selle nimel tööd, et sinna jõuda. Ja eks see ole NBA või Euroliiga, et enam-vähem, aga ma ei lepi ja töötan nii kaua, kuni sinna jõuan. Sa oled näinud sinu koha peal istuvaid teisi noori korvpallureid, kes väga uljalt räägivad oma plaanidest, mis mulle isiklikult meeldib, et on selline enesekindlus noortel poistel ja tahtmine teha. Samas, kui ma olen su jutu ära kuulanud, siis mingid pudrumäed seal ees ei oota. No ei ole see nii, et sa pead ikkagi jubedalt tõestama. Mida sa ütled endale meestele, kes siit kõik riburada pidi lähevad? Ei ole midagi öelda, selle mõttes tee lihtsalt kõvasti tööd ja eks need võimalused ikkagi tulevad lõpuks. Ma arvan, et alati on kõik sellest kinni, et kui palju sa tööd teed. Et kui sa näed ikkagi kõvasti vaeva, siis sa jõuad ka sinna, kuhu sa tahad jõuda. Koondisega liitumine sulle. Sa oled koondisest mõned mängud mänginud, kui sa olid USAs, loomulikult sind ära ei lastud. Oli üldse Frank Martiniga jutte ka sellel teemal, et tahaks koondise juurde minna? No ma mainisin jah, aga samas paljud koondise aknad on kas novembris või veebruaris ja ülikooli korvpall selle nimel pausi ei tee, et eurooplased saaksid minna ja esindada koondist. Ja kuna USAs käib ikkagi see iga mäng on võitlus märksa hullusele saamise nimel, siis ei saanud ka meeskonna juurest ära tulla. Aga kui sa mainisid Frank Martinile, kuule, national team, mis ta ütles? Ei no ta selles mõttes enam ütleski, et meil on mängud, et pigem soovitan sul siia jääda. Ehk siis ta ei saanud nagu otseselt keelata ka või tegelikult ikkagi sai? No selles mõttes mis ma tahan öelda, et põhimõtteliselt need, kes täna lähevad Eestis siin Erik Riisad ja jutud lähevad, siis nad on koondise jaoks kadunud. No oleneb täpselt, millal see koondise aken on. 2 aastat tagasi septembris, kui me mängisime Suurbritanniaga. See Serbia vastu mäng, mis Serbias oli. Näiteks sellele mängule ma sain tulla, kuna hooaeg ei olnud alanud veel. Et mis ma ütlen on see, et arvatavasti ikkagi hooaja siseselt mängijad ei saa, aga ma arvan, et nii palju, kui ma neid mängijaid tean, siis iga mängija auasi või võtabki au pihta selle, et esindada koondist. See on ka sinu jaoks ikkagi täna A ja O, et Eesti koondise särk ei ole lihtne asi, et see on ikkagi välja teenitud asi. Et ma väiksena
mäletan väga palju, kuidas sai koondise mängudel käidud Saku Suurhallis kaasa elamas Eesti koondisele ja noh. Ja nüüd käiakse sulle? Jah, et nüüd, kui ma 2 aastat tagasi esimest korda Eesti koondist esindasin, siis see oli ikkagi väga suur auasi ja olin väga selles mõttes uhke endale, et noh. Kui sa nüüd vaatad täna Eesti koondist ja kui sa oled nii-öelda tippvormis, et sa oled terve, kas sul on nii-öelda algviisiku koht tsentrina garanteeritud? Vist ei ole või? Kunagi ei ole midagi garanteeritud, et alati on väljavõitlemise asi ja noh, loomulikult näiteks ma pole Jukaga koos saalitrenni ka isegi teinud. Et eks lõpuks ole kõik väljavõitlemise asi ja noh, jällegi teen tööd selle nimel, et saada see põhiviisiku koht ja jah. Nüüd on sul vaba aega ka rohkem ilmselt, kui oli ülikooli ajal, kui sa ütlesid, et sul oli 9-8 põhimõtteliselt päevad, et millega Kotsar vabal ajal tegeleb? Millega ma vabal ajal tegelen? Magan hetkel, teen õlaharjutusi. Noh, reaalselt ongi see, et vaba aeg läheb enam-vähem selle peale, et kas ma olen perega või kodus lihtsalt reaalselt teengi jällegi tööd selle nimel, et õlaga võimalikult kähku tagasi tulla, et ma saaksin järgmine hooaeg olla 100% valmis. Ühtegi hobi, sellist huvitavat hobi, mis sul aega rööviks, raha rööviks, täna ei ole? Reaalselt ei olegi mul väga mingisuguseid hobisid. Et, puhtalt keskendunud korvpallile? Enam-vähem küll, jah. Ma ei oska midagi öelda, mis oleks nagu selline jõhker hobi, mille peale aega läheks, raha läheks, mida iganes. Need 4 aastat Ameerika Ühendriikides on tekitanud sulle ikkagi ka sellise äratuntava väikse aktsendi, et kas sa näed oma tulevikku kunagi Ameerika Ühendriikides elamas või Eestis? Tulevikus ikkagi pigem Eestis, et noh, Eesti on ikkagi kodukohti, et üles kasvanud ja pere siin ja nii edasi, nii tagasi, et noh, pigem ikkagi oleks Eestis ja samas ka aitaks Eesti korvpalli edasi. Ehk sa näed ka täielikult ennast ka mängijakarjääri lõppedes korvpalli juures? Jah, et noh, loomulikult ei oska öelda, et kas see ka juhtub, aga hetkeseisuga ma küll näen, et ma tahaks ikkagi Eesti noori aidata ja Eesti korvpalli edasi viia. Aitäh, et sa tulid. Kõva töömees ja kõva kossumees, et ootame väga, et sa saaksid ka koondise eest nüüd väljakule, loodame, et novembris need mängud toimuvad, siis sa oleksid koondise juures olemas. Ja. Aitäh sulle ja edu, aitäh, et vaatasite. Maik-Kalev Kotsar täna meil külaliseks oli ja kes arvab, et Ameerikas on kõik ilus ja mõnus, siis kuulsite ise, et tegelikult peab ikkagi ise olema väga kõva töömees, et seal hakkama saada. Aitäh, et vaatasite, kohtumiseni.